kui müüja ootab palju kõrgemat hinda kui turuhind, mida peab sellisel juhul arvestama? Üks osa, mida me rääkisime, oli juba see, eks ole, et mis puudutab seda hindamist, aga üldjuhul ju müüjad ootavad oma kodust kõrgemat hinda. Ja, et no kõige olulisem olekski paika panna see eesmärk, et mis eesmärgil müüja tahab müüa. Kas ta tahab müüa kiiresti, kas ta on uus koht juba välja valitud, tal on vaja sinna ka kuu aja jooksul sisse kolida, see tehing ära teha või tal on aega. Et mõlemal juhul seal on omad riskid, aga samas kui see eesmärk on teada, siis see aitab palju suurema tõenäosusega sellele eesmärgile ka lähemale jõuda. Et noh, kui aega on alustadagi kõrgema hinnaga, siis seal tekib ka muidugi see olukord, et ostjate silmis see tekitab juba ebausaldust, et kui objekt seal üleval kõigub kuid või aastaid, et siis tekib ka ostjatel siuke tunne, et miks ta seal nii kaua üleval on, kas midagi on seal valesti, et ta ei jäta siukest professionaalset muljet, aga samas on ka juhtumeid, kui leitaksegi siis tänu sellele, et sul on võimalus pikalt müüa, et leiadki kõrgema hinnaga ostja. Aga samas, kui on ikkagi soov kuu aja jooksul näiteks ära müüa, siis on hästi-hästi oluline, et see hind ikkagi oleks turuhinnale vastav. Et see hind kohe tõmbaks ostjaid helistama, vaatama tulema, et saaks kiiret tehingusse. Et mul on nagu tõesti kogemus, et kui hind on õige ja eesmärk on paigas, siis kuu ajaga on ilusti võimalik tehing ära teha. Ja ütlevus, et kui eesmärk on paigas ja turuhind on paigas või objekti või müügihind on paigas, üks on selge, et kui sa paned hinna valeks, siis tegelikult keegi ei helista. Ja ma olen pannud tähele ka seda, et kui sa paned hinna valeks või ütleme, et kas liiga kõrge või liiga ahne hinna või eesmärgid ei ole paigas, siis juhtub see, mida me ei taha, et kui sa paned raadio käima ja siis ootad sealt muusikat või midagi, see raadio vait. Ja siis tegelikult tehakse turundust, aga vale hinnaga õigel asjale ja turunduse tegemine on tegelikult lõpptulemus on sama. Ei saa müüdud. Marge, sinul on pikk kogemus kinnisvaramaaklerina ja sa oled kindlasti ise kogenud seda, et kui hind ei ole paigas, müügihind ei ole paigas, et mis siis juhtub? Müüja läheb rahutuks, ostjad ei helista, et oled sa oled kindlasti seda kogenud. Võib-olla kirjeldad näiteks seda, et kui hind on vale, mis siis juhtuma hakkab? No ütleme niimoodi, et kuukene on rahulik, oodatakse, et noh, äkki ikka tuleb. Aga üldiselt on mina igal juhul, kui müüja ütleb, et ta tahab seda hinda, siis mina olen talle reaalse hinna ära ütlenud. Ja kui ta ootab natuke, me oleme müünud küll päris mitu aastat ka mõnda objekti, aga see ei tähenda seda, et hind oli siis juba 2 aasta pärast kõrge, vaid hind loksus siis lõpuks paika. Et mõni müüja ongi hästi kangekaelne, ta tahab seda hinda, ta ei tule sellest hinnast alla ja ta nõus ootama. Siis ei ole midagi teha. Ma olen pannud tähele, mul tuleb endal üks lugu meelde siit samast Tallinnast, kus kliendi hind oli kusagil 20 000 eurot kallim kui turuhind ja ostjad olid nõus maksma. Ja müüja oli tegelikult müünud juba 2 kuud ja ta oli tegelikult maakleri peale juba üsna pahane, et miks sa midagi ei tee ja kuigi kõik tegevused said kokku lepitud, ma olin isiklikult selle maakleri mõnel kohtumisel, kus ta siis mõtles, mida teha veel ja ma ausalt arvan, et ta mitte ainult ei kulutanud sinna oma energiat, vaid väga palju turundusraha ja ta tegi igasugu innovatsiooni ja tulemus oli tegelikult suur null, et sa tegi ära väga palju tööd, aga tulemus oli see, et ostjad ei olnud nõus selle eest nii palju maksma. Ja kui ma õigesti mäletan, seda hinda langetati 20 000 selle järgmise 6 aja jooksul, siis tekkis 5 ostjat ja 5 ostjat ja kellest 2 pakkusid sisuliselt hinna. Nii et kui ma taaskord mäletan, et siis ta tegelikult hinnast tuli alla hoopis ainult 5000. Ehk siis esialgne 20 000 hinna langetus tegi seda, et tekkis rohkem ostjat, tekkis rohkem huvi. Ma arvan, see on võib-olla ka üks selline õige müügihinna nagu hea strateegia, et kui sa paned hinna paika, sul tekib rohkem huvilisi ja võib tekkida pigem enampakkumist kui allapoole nagu tingimist. Ja siis, sest vaadake, inimestel on üks niisugune kummaline asi, et nad ei taha millestki ilma jääda.
et kui on ikkagi odav kaup, siis me oleme näinud, mis jaekaubanduses toimub ukse taga, kui kõlareid ja telekaid pakutakse, siis on kõik ukse taga. Nii et kinnisvaras on sama emotsioon olemas. Et kui sa tahad, et sul on rohkem huvilisi ukse taga, siis pane võistlev hind või pane selline konkureeriv hind nii, et inimesed tahavad muudkui helistada, siis sa saad hakata sealt ülespoole minema.